Sõbrad, meelde tuletus, et meie eestlased oleme tegelikult pagan kristlased. Ja nüüd selles kontekstis, kuhu me oleme jõudnud, oma olemisega aastal 2021. Nende sündmuste ahelas, kus kohas massvaktsineerimise toetuse on andnud vaikimisi toetuse praktiliselt kogu Eesti kristlik allianss, maha arvata mõningad väiksed kogudused, ma ei hakka neid nimetama, ehk nii-öelda tanki panema, kui Eesti kõige suurema usuühenduse Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop deklareerib, et fastsineerimisküsimuses oleks põhjus kristlastel pöörduda oma perearsti poole, siis on sellega kõik öeldud. Mitte midagi head ei ole öelda ei Eesti Baptistiühenduse, Metodisti kiriku, Nelipühi kiriku ja paljude selliste uute tulijate nagu Valguse tee, millega oleme olnud seotud nii või teisiti. Mitte midagi head ei ole öelda. Ja see on mu kindel hoiak, ma olen ennast taandanud kuniks asjaolude muutumiseni kõigist kristlikest ühendustest. Ma ei ole nendega tugevalt seotud olnud nii või teisiti juba väga pikki aastaid. Aga ma tean, et ristirahva keskel on palju pühendunud, ausaid, selge nägemise ja teadmisega ja julgeid mehi ja naisi, noori ja vanu. Ja need mõistavad, mida me siin sooritame. Trumm, osa pagan kristlusest. Sellest vähe räägitakse. Ja ma ei hakka siin kindlasti pööripäeva õhtul, kui just päike loojub Vahemere ääres, ei hakka seda pikalt kujustama ega siin mingisugust kultuurilis, ajaloolist loengut pidama. Me oleme kristlased, aga me valime vabalt, oma hingest lähtuvalt, vaimust kantuna need sakramendid, mis on meile omased. Ja trumm kui kummastav meedium, mida kasutas juba kuningas Daniel ja võimsalt ja jõuliselt kuningas Daniel. Seda kasutame ka meie. Ja see teeb hingele head. Valgusesse, selgusesse, valgusesse, selgusesse, valgusesse, selgusesse.
ja muud inimhinge ei vaja ju. Oled valguses ja selguses, siis tuleb kõik muu peale. Ja kõik, mis hirmutab ja tekitab ebaturvalisuse, lootusetuse, taandub valguse ja selguse, selle kummastava jõu, selle kahe jõu ühenduse, valguse ja selguse. Kõik pimedus taandub selle eest. Nii lihtne see ongi. Meie teadvust see aga juhib Jeesus Kristus, nii nagu meie teda mõistame, tõlgitseme, ei lahuta mitte ainsamatki sõna tema tsitaatidest, loost, mis on kirjas evangeeliumites temast, mitte kübetki. Aga me ei jaga ühemõtteliselt väga paljusi teesisi, doktriinisi, mida kultiveerib nii-öelda valitsev kristlik kirik. Sest aeg on üürike, ei ole välistatud, et Kristuse tagasitulek on realiseerumas, see ei ole välistatud. Me peame selleks valmis olema ja võib-olla puudutangi ainult seda kohta, mis on ju üpris tuntud evangeeliumist. Need on 10 neitsit oma lampidega ja 5 neitsit osutusid rumalateks. Nad ei täitnud oma lampide õlianumaid, õliga neil nappis õli, targad neitsid. Andsid selle eest hoolt, et õli oleks lampides ja valgus põleks. Ja ühel hetkel, kui veigmes tuli, oli pooltel neitsidel, nendel kummastavatel kujunditel lambid põlemas ja pooltel olid nad kustunud. Siin on mahuka koht, kus kohas on küsimus selles esitatud. Sa võid seda ise vaadata evangeeliumist, kus kohas need, kelle lambid hakkasid kustuma, palusid neid neitsisi, kellel oli õlilampides. Andke meile ka. Aga need ei andnud. Aga teate, miks nad ei andnud? Sellepärast, et peigmes oli saabunud. Enam ei olnud võimalus oma õli jagada. Õli jagamine toimub praegu. Kust ammutad sina oma vaimu õli? Millele toetudes? Sa kõnnid iga päev, näed, mis toimub su ümber, jälgid ka ise ennast, mis toimub sinu meeltes. Ja sa ei eksi pimedusse. Nii nagu see tore jahikenegi, kes ootamatult tuli sealt nuka tagant. Ta teab, kuhu ta sõidab. See, kes hoiab tüüri, see teab, kuhu ta oma laeva suunab.
koos oleme võidukad.